Annet ja minu JCI teekond sai alguse juba 9 aastat tagasi, mil olin hiljuti oma ülikooli õpingud lõpetanud. Olin nii gümnaasiumis kui ülikoolis see, kes alati korraldas erinevaid üritusi ja püüdis inimesi omavahel kokku tuua. Tahtsin kogu aeg midagi uut ja suuremat ette võtta. Ja pärast bakalaureuse õpet ma tundsin, et näpud jätkuvalt sügelevad, aga ei osanud sellele esimese hooga mingit väga head väljundit leida. Saatuse tahtel potsatas minu e-posti kutse lüüa kaasa JCI heategevus ürituste korraldamises. Ja ma pean ütlema, et see oli sellel hetkel täpselt see, mida mulle vaja oli. Lõin JCI tegemistes aktiivselt kaasa üle poole aasta, kuni elu mu hoopis Taani magistriõppesse viis. Ma teadsin, et JCI organisatsioon tegutseb rohkem kui 100 riigis ning lootsin, et Taani oleks üks nendest ja oligi. Seega otsisin omale lähima JCI koja, nii me kutsume oma organisatsiooni üksusi, ja mind võeti kohe kui pereliiget sinna vastu. JCI liikmelisus avas minu jaoks võõras riigis ka nii mõnegi vajaliku ukse. Taanis olin JCI väga aktiivne liige ja korraldasime vägevaid kogukonna projekte suuresti ka just välismaalastele, kes elasid Taanis, kuna ma tundsin nende muresid kõige paremini. Kui elu mu tagasi Eestisse tõi, siis jätkasin oma nii-öelda JCI karjääri jällegi siin, kuni selleni välja, et mind valiti 2020. aasta JCI Estonia presidendiks, ehk esindasin meie rahvusorganisatsiooni kogu maailmas. Tänaseks on mul arvukalt sõpru vähemalt 50 riigis ja püüame üksteist ka ikka külastada nii tihti kui võimalik. Ning millisesse riiki ma ka ei läheks, JCI liikmed võtavad mind alati vastu nagu omasid.